Kelle vahel võib hooldussituatsioonides väärkohtlemist ette tulla? Eakad, vähemused ja puudega inimesed. Ja kui me räägime, et missugune see väärkohtlemine olla saab kodudes, kui elab kas puudega inimene või eakas, siis võib see toimuda seal ükskõik millise põlvkonna vahel. Ja siis teine suur grupp on muidugi need institutsionaalsed vägivallad, mis toimuvad ametkondades. See on siis hooldusasutused, erinevad, kas nad on need pikaealised või ajutised, siis ka kõige lihtsamad võib-olla siuksed asjaajamised, mis toimuvad meil ikkagi internetimaailmas. Et kui ei saada aru, et klient võib-olla ei valda kõiki neid digilahendusi, aga ikkagi antakse talle mingid www-aadressid, mine sinna, tee seda. Ja ka puudega inimeste puhul, et mine käi seal asutuses ära, mine käi seal asutuses ära, aga temal ei ole lihtne käia igal pool ära. Mis see põhjus on, miks seda varjatakse nii palju? Varjatakse muidugi ja kes siis tahab rääkida sellest kellegile võõrale, mis on tema elus halvasti ja mitte tema tõttu, vaid asjad on niimoodi kujunenud, et me elame koos inimestega, kellega ei pruugi sobima, keda me ei tunne ja see ei ole meile meeldiv, siis meil tekib häbitunne. Ja sellest, et minna sellest kellegile rääkima, see tekitab hirmu, mis siis juhtub. Ja kui ma räägin, kuhu see välja jõuab, kas ma saan abi või hakkab minu olukord minema veel hullemaks. Et sellepärast ei räägita ja väga palju on ka see, et mul ei olegi võimalust kellegile rääkida. Tegime ühe tudengiga koos ühte lõputööd ja sealt tuli välja just see, et ei kurdetud seda, et abikaasa on selline, aga just kui tütar või poeg või lapse laps käitub eakaga nii halvasti, nagu ta käitub, kas materiaalselt või füüsiliselt või vaimselt vägivaldselt, siis see tekitas nendes inimestes kõige suuremat häbitunnet, et ma olen sellise lapse üles kasvatanud, tema laps teeb siukseid tegusid vana inimesega või puudega inimesega, siis see on nii suur häbi, et sellest lihtsalt ei räägita. Füüsiline väärkohtlemine on väga lihtne, see on vägivald ja mis on vägivald? Vägivald on see, mis teeb haiget, solvab või paneb sind käituma viisil, mida sa ei soovi. Ja kõik käibki sinna alla. Ja see ei ole ainult see, et me üksteist lööme, siia alla tuleb ka piiratud liikumine, panen ukse kinni, ikkagi füüsiline tõke on vahel. Mis on eesmärk? Eesmärk on võimu saavutamine. See algab ikkagi siuksest vaiksest, vaimsest vägivallast ja siis kui enam vaimse vägivallaga toime ei tulda, siis võetakse füüsiline appi, sest kui ma ikka siin korra löön, raputan, kägistan, need on kõige lihtsamad variandid, et küll sa siis allud taltud ja hakkad tegema neid asju, mida võimuvajadusega inimesel vaja on. Mis need märgid on, mida võiks füüsilise väärkohtlemise kahtlustamisel tähele panna? Ma arvan, et siin isegi ei peaks neid niimoodi lahku lööma, et kas ta on füüsiline või vaimne. Et esiteks on see, et inimese käitumine muutub. Kui ta inimene on kogu aeg käitunud ja ma tunnen oma naabrit ja nüüd ta järsku käitub hoopis teistmoodi. Esiteks ta pöörab pilgu maha. Meie ei pea isegi teadma, milline ta nägu välja näeb, aga kui ta hakkab käima niimoodi pea maas, ta hakkab käima mööda seinaääri, ta väldib suhtlemist. Need käivad kõikide vägivaldade juurde, sest tema tajub seda ja tema keha annab sellest väga hästi märku, et midagi on halvasti. Et kõigi nende eaka inimese siukeste tunnuste peale tasub reageerida. Siis on see, eks ole, et kas inimene, kui ta enne oli rahulik, nüüd on ta väga ärritunud või vastupidi või ehmatab kogu aeg. Aga sõnastame selle vaimse vägivalla ka ära hooldussuhtes, et mis asi see on ja mis sinna alla läheb? Suures mõistes on ta see, et on kahjustatud psühholoogilist heaolu. Ma tunnen ennast solvatuna, alandatuna ja mul ei ole hea olla. Kuidas sulle tundub, kas vaimset vägivalda on keerulisem ära tunda? Jaa, vaimse vägivallaga on keeruline, et seda ei tunta ära, seda normaliseeritakse kergemini, peetaksegi natukene halvaks käitumiseks. Et see, et me oleme aeg-ajalt kellegi peale solvunud, see ei tähenda alati, et see teine inimene on vägivaldne. Oluline on siin järjepidevus, et ta teeb seda järjepidevalt.
kui me ka inimestena ju ikkagi läheme konfliktidesse ja tõstamegi häält ja see on normaalne, aga kui me ei tee seda järjepidevalt ja põhjuseta, me peame õppima võib-olla selle sama asjaga, et vana inimene tahabki rääkida palju, pikalt ja korduvalt. See ongi võib-olla mingil hetkel tüütu. Eakas tahab jälle rääkida, sellepärast hakata teda seal lükkama oma tuppa tagasi või karjuma, et jää vait. No see on otsene vaimne vägivald. Aga siis on veel see hooletusse jätmise probleem. Mida see endas kätkeb? See on kõige hullem kategooria. Seda on nii lihtne teha, sest tegelikult me ju nagu ei teegi midagi. Kui muude asjade vägivallaliikide puhul on see, et me teeme midagi valesti, siis siin on see, et me lihtsalt ei tee. Lihtsas keeles on see, eks ole, et kui meil on kuskil see vana inimene, et me ei tea, kas tal on õiged riided seljas, kas tal üldse on riideid, kas need riided on puhtad, kui palju ta siis üldse pestagi saab iseennast, aga nii lihtne on, et helistame, küsime, kuidas on, mida ta ütleb, muidugi on hästi kõik. Ta ei hakka ütlema, et kuule, et mul on 2 aastat aknad pesemata või vanad kardinad. Aga need on nii lihtsad asjad, kuidas me jätame inimese hooletusse. Üks hea näide oli see, et oli tubli poeg, tõi emale, ema oli ikkagi eakas, ta ei liikunud väga palju, tõi külmkapi toitu täis. Ja kui mina talle siis külla läksin, see oli lihtsalt mul üks tuttav, siis ta sõi banaani, ütles, banaanid saavad otsa. Ma ütlesin, kas sul siis poeg ei toonud süüa? Ütles, tõi, kapp on täis. Seal on need rasked, kiired jogurtijoogid, kui nälg on. Vana inimene ei keera seda oma käega enam lahti. Siis on meil need vorstiviilakad, mis on kõik pakendatud ja justud, mida vana inimene ei saa lahti, kui ta just noaga kallal ei lähe. Et kas me mõtleme selle läbi? Jaa, ta oli suurepärane laps. Ta tõi emale kõik toidu ära. Kuidas ema selle toidu kätte saab? Me ei tea, kas tal on ravimid või ei ole. Me ei tea, kuidas ta seda doseerib ise. Kas ta näeb, kas ta saab aru, millised rohud. See ravimite väärkasutamine on ka selline hästi ohtlik teema. Seda võib olla, kas antakse ravimeid vähe ja antakse rohkem. Minu ema peale esimest korda, kui ta luumurruga sattus haiglasse ja siis sinna hooldusesse. Ja 3. päeval, kui ma sinna haiglasse või sinna hooldusesse läksin, siis minu ema ei tundnud mind ära. Ta rääkis kuskil seinas üleval oleva mingi ämblikuga. Ta õmbles seal kogu aeg. Ta oli täiesti, ma ütleks, et ta oli sodi. Ja siis ma küsisin, et mis te talle andnud olete või mis te teinud olete, sest selles ravimiskeemis mina ei teadnud ühtegi rohtu, meil ei olnud kodus ühtegi selliseid kangeid rohtusid, et inimene peaks olema sellises seisuses. Ja siis õnneks oli seal mul üks tuttav õde, kes ütles, et ma ikkagi rääkisin, et kuulge, et see ei ole normaalne, midagi pidi ju inimesega juhtuma, et ta ühel hetkel lihtsalt ei tunne mind ära. Ja siis ta ütles, et ma ei saa aru, miks su ema neid rohtusid peab võtma ja sellises koguses. Ja see õde võttis vastutuse, et ta tõmbas selle rohu sealt maha. Ja 3 päeva pärast oli mu ema endine. Ja elas veel 5 aastat nii. Sa oledki nende jaoks ju ebameeldiv klient või haige või kuidas nad nimetavad patsiente seal. Et ta nõudis rohkem, ta tahtis alati teada, mis kell on, sest kodus tal oli suur kell. See on tema põhivajadus, ta ütleb talle kell ära, ta jääb rahule. Aga lihtsam on anda neid rohtusid natukene liiga palju. Teine asi on see, et kui mul on isiklik kasu võib-olla midagi kuskilt saada, siis ma jätan mõned rohud andmata. Ja kui mul on see, ma rohtusid ei anna, siis võib-olla ta satubki haiglasse ja me saame natuke rahu temast jälle. Üksildusse jäetud eakad on sageli ka väga altid usaldama neid inimesi, kes siis lõpuks tulevad nende juurde, võib-olla neil halvad kavatsused, ka mis puudutab materiaalset ja finantsilist poolt. Mida eakas ise saab teha, et kaitsta ennast selliste halbade kavatsustega inimeste eest? Aga sul see vastus ei meeldi, aga ta väga palju ei saagi. Sest kui sa oled üksildane ja üksik kuskil, sa oled igasugusest infoväljast väljas. Eakas on väga aldis, kui keegi tema poole pöördub, ükskõik mis moel.
ja kui veel keegi oskab olla väga empaatiline, selleks ei pea olema eakas. Selleks on ju meil ka teised inimgrupid, kelle käest väga hästi on võimalik tema vara ja raha kätte saada. Et ma arvan, et võib-olla see sama inimene ei saagi väga palju teha, sest tema teadlikkus on nii madal, mitte et ta oleks rumal, vaid ta ei ole selles infoväljas. Et ma arvan, et siin on kogukonnal väga suur roll. Materiaalne vägivald ongi ju see, kui kasutatakse sinu dokumente või sinu raha või sinu vara. Täna ju notar ikkagi saab neid tehinguid lükata 2 korda tagasi, et neid ei tehtaks ära. 3. korral ta on sunnitud tegema. Aga kas ta vahepeal ka midagi teeb? Kas ta uurib KOV-ist, ma ei tea, et kuulge, mis seisuses see on, kas see võib tõde olla. Ja kui sa ikkagi lähed sugulastega ja see vana inimene võibki seal istuda peanorus ja ütlebki, et see on minu tahe, siis nii lihtsalt on. Me ei saa väga palju inimese tahte vastaselt teha, sest see on ka põhiseaduses kirjas, aga me saame võib-olla vahepeal saavad need tööd teha selle olukorraga, selle perekonnaga, selle inimesega, et kui ta on juba siin ja tahab oma varast loobuda, et kas see ikka on tema vaba tahe. Aga kuivõrd võib ette tulla seda, et hoopis see asi läheb vastupidi, et väärkohtleb hoopis see, keda hooldatakse? Jaa. Asjad muutuvad ikka teistpidi ka vahest. On hooldusasutuses, siis on see hooldusasutuse eesmärk ikkagi oma töötajaid koolitada. Koolitada mitte ainult sellest, kuidas pesta ja tõsta, vaid et kuidas need töötajad oma vaimse tervisega toime tulevad, kuidas nad oskavad märgata mingeid märke ja ennast säästa. Et kodudes samamoodi tuleb otsida abi, et kuidas hakata aru saama, miks teine käitub nii ja miks ma lasen endaga nii käituda. Kas mul on lihtsam ja mugavam mitte tegeleda sellega, et ma praegu hakkan mingeid piire seadma ja ennast kaitsma, sest me peame aru saama, tema ei arene enam nagu arengu suunas, vaid ta areneb ju teises suunas ja temal on nii halb olla. Aga mina oskan lahendusi leida. Et inimestel peab olema see koht, et kui mul on paha olla, siis ma hakkan otsima lahendusi, mis ma ise teha saan enda jaoks, mitte see, et ma muudan teist inimest. Sest eakas inimene on juba selline, nagu ta on, aga kuidas mina selles olukorras ellu jään. Aga kuidas enda juures ära tunda, et tegelikult mul hakkab mingi piir ette tulema, ma hakkan hooldamisest läbi põlema? Ärritud, pisiasjad hakkavad, sest sa oledki väsinud. Sa magad, sa kuuled kõike, et säilitada tuleb see, mis sul on olemas. Sest kui sa hakkad enda arvelt ka kõiki asju ära võtma, siis me ei tea enam, kes keda aitab. Et sa tunned selle ära, sest esimene asi on väsimus ja väsimus mitte sellest, et tööd on palju, vaid see on hoopis teistsugune väsimus ja see kõik ärritab, sest sul on kogu aeg ainult üks asi, vaat tema ärritab ükskõik millega. Tundsin seda oma emaga kodus väga lähedalt seda. Tööalaselt ma ei ole kunagi tundnud, aga siis ma küll tundsin, et lihtsalt enam ei jõua, aga õnneks oli meil ka see, et ma säilitasin kõik oma tavapärased tegevused. Tegin oma tööd, käisin teatris, käisin trennis, ma kogu aeg mõtlesin, kes tuleb samal ajal ema juurde, kasutasin igasugusi palgalisi inimesi selleks, aga põhiline see, et ma säilitan enda endise elu. Mis ma saan esimese asjana ära teha, kui ma märkan, kahtlustan või võib-olla juba täitsa tõsiselt aiman, et kellegagi ollakse hooldussuhtes vägivaldne? Mina hakkasin panema kõiki asju kirja, et mis on halvasti, sest kohe sekkuma hakata ei saa, sest sa võid ka selle sama olukorra halvemaks teha. Siis ma rääkisin spetsialistiga, et kas ma saan õigesti aru, et see, mida mina olen näinud nüüd siin, et see ikkagi on kõik see, mis tundub nagu vägivald. Aga kui see olukord on kodune, näiteks ma olengi naaber. Kui ma näen, et asi on halb, ma ei pea sinna minema 2 kätt niimoodi kohe nagu puusas, et kuulge, hakkame siin korraldama teie elu teistmoodi. Vana inimene ütleb ikka, et temal on hästi. Temal on alati kõik hästi. Ka siis, kui on väga halb, on ta õppinud endale hästi, sest me oskame väga hästi endale valetada. See on see, kuidas me tuleme üldse olukordadega toime. Et tõstke ka voodi tekk üles, vaadake, milline see lina on, eks ole. Temal on kõik hästi küll ja ta on selleks hetkes võib-olla ka puhtalt riidesse pandud. Aga millal vahetati viimati lina ära, eks ole, et seda, ta ei tule sulle mitte kunagi ütlema.
et ikkagi tuleb pöörduda omavalitsuse poole, ka meile, kui helistavad eakad, et neil on mingi probleem, siis esimene asi, mis me teeme, me pöördume omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Sotsiaaltöötajad teavad olukorda paremini kui näiteks meie või naaber. Ja sotsiaaltöötajal on võimalus ja võimekus ka sekkuda ja mingeid asju seal ikkagi korraldada või teha või kas või tulla ja rääkima nende inimestega, kes seal on. Parem on alati reageerida, mitte nüüd niimoodi, et me sõidame kapuga ukse maha, vaid et me ei jätta reageerimata, see on hästi oluline.